ja meile räägib täna siis Kaspar Anton natukene T-video teemal. Jah, aitäh hea sissejuhatuse eest, et täna konkreetselt seda teemat, mida mainiti, ma ei puuduta küll, aga selle nii-öelda palvetamise juurde võiks mainida, et me reaalselt aitasime ka päästa elusid. Et see on see, mille üle me väga uhked olla. Aga tulles siis tänase teema juurde, meil on täna räägitud väga palju siin targast majast, targast linnaruumist, targast ühiskonnast, siis ma jätkan ka täpselt sama radapidi ja räägin teile ühest targast lahendusest. Et kui vaadata lahenduse üldist olemust, siis lahendusele peab eelneva mingi ülesanne. Vastasel juhul see ei saa rääkida lahendusest, kui sul ei ole püstitatud enne ülesannet. Ja kui rääkime targast lahendusest, siis see on juba natuke keerulisem. Et usun, et selle kohta võiks kirjutada väga-väga pikalt ja laialt, et mis asi peaks olema see tark lahendus. Aga täna hommikul siis bussiga Tartust Rakvere poole sõites ma proovisin seda võimalikult lihtsalt 2 punktina kirja panna ja jõudsin selliste 2 punktile. Ehk siis tark lahendus peab lahendama oma ülesannet efektiivsemalt. Et kuidas nüüd mõõta seda efektiivsust on jällegi väga erinev, et on see siis tulemus, on see siis kuidagi kiiremini tegutsemine või säästlikumalt tegutsemine, aga midagi ta peab ju targemalt tegema, midagi peab paremini tegema. Vastasel juhul me ei räägi targast lahendusest, või me räägime nice to have lahendusest. Ja teine minu arust väga oluline punkt, mida väga tihti unustatakse vaadata, on, et see saadav kasu, mis see lahendus toob, peab olema suurem kordades sellest kuludest, mis sellega lahendusega kaasnevad. Et vastasel juhul jällegi ma ei ütleks, et on tegemist targa lahendusega, vaid on tegemist nonsense to have lahendusega, ehk siis sa võid ju sinna raha vajutada, kas sel on üldse mõistlik siis niimoodi vaadata. Vaadates siis linnaruumi praeguse halduse toimumist ma jagasin 2 lahtrisse ja esimeses lahtris on siis kõiksugu võimalikud süsteemid, olgu need siis geoinfosüsteemid, lihtsad kaardilahendused, Maa-ameti aerofotot kasutades või mingid muud oma süsteemid, mis kõik aitavad jällegi linnaruumi paremini planeerida, hallata, kontrollida, kuna see andmete maht ja kõik, mis seal toimuvad, on nii suur, siis sellised süsteemid on hädavajalikud. Ja teise lahtrisse vajutasin siis reaalselt välitööd, et kui meil nii-öelda suured süsteemid on üleval, siis siiski igal pool tuleb ringi käia, kõike see infot sa ei saa nii-öelda süsteemis kätte, vaid sa pead kohapeal siis seda, kas siis midagi tööd tegema või lihtsalt minema vaatama seda kohapealset olukorda. Minu küsimus siin kohapeal tekkis, et kas seal vahepeal ei ole veel mingit ühte lüli, et meil on nii-öelda välitööd, meil on suured süsteemid, aga kas seal vahepeal on veel midagi? Ma loodan, et see pilt on kõigile tuttav, et 2011 aastal siis Google koostöös Regioga filmis siis kogu Eesti, meie armsa Eestimaa Google tänavavaate rakenduse jaoks. Et sellest ajast on see rakendus tegelikult väga palju nii-öelda leidnud kasutust. Loomulikult me võime kõrval jätta siis meelelahutuslik vorm, et saada lihtsalt vaadata siin ringi, kuid tegelikult reaalselt praktilist väljundit tõi see rakendus ka endaga väga palju kaasa. Väga erinevad valdkonnad nii-öelda võtsid selle endale igapäevaseks tööriistaks. Võiks öelda, et see on üks tark lahendus ja eriti aitas sellele kaasa loomulikult fakt, et see oli kõigile kättesaadav ja tasuta, mis tähendas, et keegi ei pidanud tegema mingeid kulusid selleks, vaid lihtsalt sai selle kasutusele võtta. Me tegime küsitluse selle aasta alguses ja täpselt selle Google lahenduse kasutuse kohta. Esimesel aastal, kui Google lahendus Eesti kohta välja tuli, kasvas selle kasutus massiliselt, et väga paljud firmad võtsid selle kohe kasutusele. Teisel aastal 50% vähenes kasutus, nii-öelda aktiivsus. Ja me hakkasime siis rääkima asutustega, et miks siis nagu niimoodi on juhtunud, et väga hea tark lahendus, aga kuidas siis ühel hetkel on ta väga hea, teisel hetkel enam pole. Ja põhjused on väga lihtsad, et kuna see tark lahendus põhineb oma andmetel, siis kui neid andmeid ei uuendata, siis see lahendus kaotab peagi oma väärtuse. 2 aastat tagust pilti vaadates ei saa enam sama tulemust, mida sa tegelikult tahad. See ei saa lahendada neid ülesandeid, mida ta siis lahendas.
Seetõttu Regi alustas nii-öelda oma sarnase toote loomist selle aasta alguses. Ja me nii-öelda piloodina oleme praegu ära katnud juba Tallinna, Tartu ja Viljandi linnad. Oleme loonud põhifunktsionaalsused, oleme nii-öelda üldkontseptsiooni paika pannud ja praegu siis võimalikult palju proovime saada tagasiselt selle kohta, et mida tulevikus veel tahetakse sellisest lahendusest. Ma järgmise slaidi puhul natuke näitan lähemalt, näitan mõnda praktilist näidet, kus meie lahendust juba kasutatakse. Millised on need vajadused, mida selle lahendusega teha saab ja millised on need ülesanded, mida selle lahendusega tegelikult lahendada saaks? Et ühest küljest on need lihtsad nii-öelda vaatluse põhjal saadud ülesanded, kui sul on vaja mingid andmed valideerida, mingit kohta ette võtta, sa ei pea enam kohale sõitma selleks, vaid seda sama saad teha siit. Kui sul on vaja teha mingeid lihtsamaid mõõdistusi, olgu see siis nii-öelda katted, mingisugused teekattemärgistused või postide majade kõrgused, siis ka selleks on praegu olemas sellised funktsionaalsused, et mingi täpsusega on võimalik seda täitsa teha. Kui ma siin näitan siis nii-öelda ikkagi jällegi seda, et mida see lahendab, siis järgmiste slaididega ma toon siis mõned ülesanded, kus siis me oleme saanud praktilist tagasisidet meie praegustelt klientidelt, et kuidas juba on võimalik seda kasutada. Ülesanne 1 eelplaneerimine. Elektrivõrgu haldaja tuleb teaderikkest, tal on vaja selle rikkega tegeleda. Tal on vaja nii-öelda teavitada omavalitsust, tal on vaja tellida liikluskorras vahendeid, tal on vaja tööbrigaadile saata info ja tal on vaja teha see võimalikult kiiresti. Praegune alternatiiv on ikkagi see, et ta hoolimata, et tal on väga head geoinfosüsteem, ta peab ikkagi selle kohapealset olukorda ka nägema. Ta saadab ühe inimese sinna kohale, see vaatab kohapealse olukorra ära, läbi telefoni vestluse tehakse seesama nii-öelda ülesanne täidetakse ära. Praegune alternatiiv, mis me neile pakkusime meie lahendusega, lahendab selle ülesanne siis selliselt. Avades lihtsalt oma nii-öelda veebilehitseja, minnes meie rakenduse kodulehele, logides sinna sisse Tallinna andmetele ligi, teades juba rikke asukohta, on võimalik kiiresti aadressi järgi see rikke asukoht kätte saada, võttes siis nii-öelda vajaliku siis märgistusvahendi, see ala ära märkida, salvestada pilt välja ja saata siis kõigile osapooltele. Selleks kulus täpselt 20 sekundit. Kas võib öelda, et selle ülesande lahendamisega saime küll targemalt hakkama? Ülesanne 2, andmete kogumine. Tee-ehitajal näiteks on vaja teha hinnapakkumine. Tal on vaja ära uuendada ühel sissesõiduteel kate ning parandada kate bussipeatuse alal. Selleks on tal vaja arvestada materjalikulu. Praegune siis alternatiiv jällegi, et ta läheb, üks tööinimene läheb kohale, mõõdab koha peal need laiused pikkused ära, märgib üles, saadab andmed nii-öelda kontorisse ja selle põhjal siis tehakse vastav otsus või siis vastav pakkumine. Alternatiiv, mida meie neile pakkusime, näeb välja siis sellisena. Jällegi meie nii-öelda rakenduses vajalik koht üles otsides, mida on võimalik teha aadressi järgi või siis koha järgi väga kiiresti, vajalik vaade ette võtta, antud juhul siis see tee on see, mille katet uuendama oli vaja selles ülesandes, on võimalik mõõta tee laius ära, selle saab kätte jällegi piisava täpsusega, kasutades siis meie head Maa-ameti ortofotot on võimalik siis ka mõõta ära selle tee pikkus samas rakenduses. Ja selle lihtsa korrutisena tegelikult saab selle esimese poole sellest ülesandest lahendatud. Teise poolena oli tal vaja bussipeatuse boks ära uuendada. Selle jaoks ei ole vaja kohale minna, vaid seda kõike saab teha siit samast lahendusest. Kulus natuke rohkem 20 sekundit, aga ikkagi võiks öelda, et see ülesanne on suhteliselt targalt lahendatud.
Ülesanne 3, tõendusmaterjal. See on jällegi elust enesest näide praegu Tallinnas, kus linnavalitsusel ja kommunaalettevõttel oli vaidlus, et nii-öelda kaevuluuk oli katki, tee selle ümbruses oli katki ja neil oli siis küsimus, et kumb siis maksab selle tööd kinni. Et kas kõigepealt läks luuk katki ja lõhkus tee ära või tee läks katki, lõhkus luugi ära, et kummal siis nii-öelda õigus on. Praegune lahendus, et kas nad saavad kokkuleppele või lahendavad selle üldsegi kohtus ja vaidlus kestab nagu pikka aega. Väikse luugi pärast nähtavasti päris nii ei minda, kuid sarnane näide töötab ka tegelikult mis tahes teekatete ehitamisel, nii-öelda haljastuse, mis tahes ehituste juures on alati need vaidluse küsimuse võimalused ja siis on vaja mingisugust tõendusmaterjali, mille põhjal öelda siis, kummal on õigus. Et kuna meie nii-öelda rakenduses on kogu aeg olemas ka nii-öelda ajatempel täpse kuupäeva seisuga, millal see tehtud on, kui me järgmise versiooni pilte teeme, siis on tegelikult eelmise versiooni pildid ka alles, mis tähendab, et tõendusmaterjal saab väga hästi kasutada ja siis vaadates nii-öelda vanemat seisu, on tegelikult aru saada, et kaev oli katki ja tee hetkel veel ei olnud, järelikult oli õigus linnavalitsusel. Seda vaidlust, mille üle tegelikult see ülesanne käis, ma seda õiget kohta üles leidnud, et päriselt läks vastupidi, et tegelikult jäi õigus kommunaalettevõttele antud juhul. Aga ma katsusin rakendust leida sarnase koha, et ma ei teadnud täpselt, millise luugile nad vaidlesid ja see Tallinn on natuke liiga suur ja lai, et see õige koht üles leida. Ülesanne 4, järelevalve, et linnavalitsusel on samamoodi kogu aeg vaja oma linnaruumi vaadelda, seal pidada, millised objektid on tal katki läinud, kus on vaja midagi teha, kuhu midagi planeerida. Et mul siin enne see näite ei mine, mul on üks hea reaalelu näide Viljandi linnavalitsuse arendusosakonna juhatajalt, kes ütles, et sellise rakenduse kasutusele võtmine aitas tal vähendada oma sõidu mahtu 80%, mis tegelikult on päris suur number, et varem ta käis kogu aeg ainult väljas ja nüüd järsku ta saab päris suure osa töid ära teha, siis samu töid ära teha mingit lahendust kasutades. Selle nii-öelda kiireks linnaruumi maatluseks on võimalik meie rakendust lihtsalt siis mingi tänav või koht välja võtta, vaadata seda siis reaalselt koha peal sõites, vaadates kindlat objekti, pannes pausile, kas on nüüd vaja teekatet vaadata või ümbrust või mingit objekte, et see tööpõld on väga lai ja see on nagu väga konkreetselt võimatu välja tuua, et mida täpselt oleks vaja vaadata. Igal ametkonnal on omad ülesanded, mida ta nagu tegema peab ja seda kõike saab tegelikult siit jälgida. Et kes siis tahab nii-öelda hoovidesse vaadata, kas on juurdeehitisi tehtud, millist seisus majad on või kes siis vaatab nii-öelda tee ümbrust, tee ala, tee katet. Nende kõigid näidete kokkuvõtteks võiks öelda, et see lahendus, mis selliseid nii-öelda funktsionaalsusi pakub, tema üks olulisem punkt on andmete uuendamine. Et praegu on meil juba Tallinna-Tartuga kokkulepe, et me uuendame seal vähemalt kord aastas, mis nende mõistes on piisav, et saada nii-öelda oma ülesanded lahendatavad. Loomulikult alati võiks olla paremini, võiks öelda, et miks mitte igapäevaselt, miks me reaalajas ei näe siin nii-öelda kogu aeg, mis juhtub. Aga me jällegi tuleme oma esimese punkti juurde tagasi, et tark lahendus peab oma kasuteguriga ületama oma kulud, et kui me igapäevaselt seda uuendame, siis need kulud oleksid nii suured, et see võit, mis sealt tuleb, ei ole seda väärt. Me saaks seda nimetada targaks lahenduseks. Oleme praegu sellises faasis, kus, nagu ma mainisin, on meil tehtud piloodina siis 3 esimest linna, mis järgmine aasta saama hakkab, ma ei oska öelda, kas me hakkame katma ka tervet Eestit või liigume hoopis kuhugi väljaspoole. Igal juhul me väga ootame tagasisidet kõik võimalikult osapooltelt, kes sellise rakendusest endale kasu näevad, et mida nemad saaksid sellega teha, kus nende võit võiks tulla.
milliseid funktsionaalsusi peaks seal juures olema. Kõige selle põhjal siis me otsustame, et kuhu me panustame siis nii-öelda oma investeeringud, et sellist rakendust veel paremini pakkuda. Et siinkohas ka kõigil kohal oli, et kui kellelgi siin tekkis mõni mõte või nägi, et selline lahendus võiks olla täitsa hea kasutada, siis võib minuga ühendust võtta. Aitäh!